Tabelid. Nüüd me vaatame natuke lähemalt, kuidas kasutada slaidide peal tabeleid, kuidas on võimalik nendes tabelites lisada uusi ridu, veerge, kuidas neid kustutada ja natukene vaatame ka, kuidas seda tabelit vormindada. Ja esimese asjana vaatamegi, kuidas on võimalik siis tabelisse lisada teksti ja seda redigeerida. Kõigepealt siis lisan endale siia slaidile ühe tabeli, lisamine menüüst, võtan valiku tabel. Määran ära, et 5 veergu ja näiteks 5 rida ja see reglõps on sobib. Ja nüüd, kui teil tabel on olemas, ma lohistan ta natuke siit nurgast suuremaks, siis juhul, kui ma soovin mõnda lahtrisse lisada teksti, klõpsan ma soovitud lahtrisse selliselt, et kursor seal sees vilguks ja seejärel trükin soovitud teksti. Ja selleks, et seda teksti salvestada, tegelikkuses ei olegi midagi vaja teha, piisab, kui te klõpsate järgmisse lahtrisse ja see, mis te trükkisite, ongi salvestunud. Juhul, kui te soovite olemasolevat teksti lahtris muuta, klõpsate sinna lahtrisse ja kasutades tavalisi teksti muutmise võimalusi, ehk siis näiteks kas kustutan ära selle teksti, kasutades Enteri kohal olevat backspace klahvi, ehk seda kustutamise noolt ja trükin midagi uut siia, näiteks siia tuleb hoopis tabeli pealkiri, või alati võite ka lahtri sees teksti ära märkida, nii-öelda aktiivseks teha ja kirjutada midagi sinna asemele. Nii et sellised on võimalused tabelisse teksti sisestamisel ja tabelisse oleva teksti muutmisel.